lugu, kas see oligi nagu see põhjus, miks ETV Karikas nagu tekkis, et see noortesari nagu ei eraldi. Siis talle seda mina ei teadnud siiamaani. Mina seda nüüd ju rääkisin, kuule, me tegime seda, et sa käisid seal. Tegid selle ETV Karikas, me oleks ka, see oli Karikas, aga muidugi mäletan, see oli. Aga siis Sirje mingi nüüd õhtu hakkas ka sellest kuidagi tuli jutuks. Ja siis ta ütles, et meenutas neid vana aegu, kuidas pidi neid kuradi, mis iganes, et ei saanud ju sõita, et oli piirang ja nii edasi. Siis ma hakkas mõtlema, et kuule, kas sellepärast see ETV sari nagu tekkiski, et ma mäletan seda, ma lapsena ei kuulanud neid jutte, me saime jäätist ja mängisime seal kuradi, mis iganes me tegime. Meil oli vahva olla. Ma alles praegu sain sellest nagu infot selle kohta ise. Ja. Aga teil oli ju selline aeg, kui te hakkasite siin üldse ninapidi kokku sõita. Ja see oli 1991, kui Tom teie käest sai ühe vana Yamaha sikli. Ja, see on alles siiamaani. Paps ütles kindlasti, jah. Väga kiirelt. Kas siis isa ei olnud seda või? See on meie käes. Äge. See on see sama jamu, mis oli vahepeal jamu keskuse akne peal. Viiekäiguline, jah, 50, jah. Ja Tomist on tehtud Saku raja peal pilt, kui ta seal hoiab kinni ja pisarad on silmas. Ja sellest hakkas see kõik üldse meil peale. See tuli niimoodi, et see tuli Soomes, paps tõi selle, sest sellega sõitsin mina seal Saku klubi ees, siis see läks Tomile, siis Toomase käest see läks Uustalu poisile, eks ole, Juhan Uustalu pojale, ja sealt ta läks ühele teisele Uustalu sugulasele, kes ei olnud väga sõiduhalgis. Ja siis see oli lõpetas kuskil lehmalaudas, nii et lehmad sõid sadula pealt ära. Ja siis sealt see tuli tagasi, tähendab meie garaaži, et siis olin juba mina nii vana, et hakkasin kuidagi Toni toetas ja hakkasin, siis oli 2000 pluss, kui ma selle Yamahaga sõitsin, kas 2 aastat. Siis oli see aeg, kus paps mõtles, et vai, et too sealt sugulaste garaažist ära. Toni veel tellis Jaapanist uue sadula, jube pikalt läks ja siis me tegime seal selle nagu korda, et nagu mälestus, nii et see pill on alles millega mina ja Toomas. Siis saame pildistada. Jaa, see on meil garaažis, jaa, see on alles meil, jah. Mida sa üldse mäletad nagu esimesest sõidust tsikliga? Võistlusest? Sõidust üldse, kui sa... Esimesest sõidust ma mäletan. Ma mäletan siukest nagu... Lugu ma muidugi ei tea, kas see nüüd nagu on reaalne määletus või see on ettekujutus. Aga mul on nagu isa ema rääkinud selle kohta, et minu esimene mootorratas oli üldse siuke, mis ei sõitnud. Ja selle Sakust kuidagi, selle mehe nime ei mäleta, aga oli tema poega hüüti öökulliks, kuna ta oli prillid noorest peast, eks. Ja siis tema isa ehitas talle siis nagu sääreväristaja peal väiksem raami, väikse mootorratta. Ja siis see kuidagi sattus meil isa ema juurde, kuimetsi sinna. Too, et ta ei sõitnud, aga siis mul kuidagi tundus, et oli siis isu. Ja siis ma võtsin siduri sisse ja ma lükkasin vanasti vana pidas lehmasid. See oli lehmalaudast, oli hea lihtne seda sõnnikut alla viia, oli selline kallak, eks ole, lükati sealt alla. Ja siis ma lükkasin seda sealt, sõitsin sellega sealt alla, sidur sees, siis lükkasin üles. Keerasin ringi, sõitsin jälle alla. See on nagu, eks ole, selline miski pärast siis, kas siis paps sõitis, et ma olin näinud või miski pärast, nagu ma tahtsin ka siis. No aga seda sa mäletad, kui sul paps sõitis? Või ei ole? Ainult piltide pealt. Nagu sellist, nagu mul on fotoalbumi mälu enda papsist nagu kui lõpusportlasest nagu, mis ta oli 30 plussis. Ainult fotopildi mälu, ma olen albumites näinud neid pilte, neil on mul silme ees siiamaani. Aga lihtsalt, et teda nagu sõitmas nende pisside asjadega ei. Saan mäletada üldse. Paps ütles, et ta viimast korda tuligi äkki vist Eesti tasemel sportlasest tasemel sõitis 83, ma 83 sündisin. Et seal enam-vähem 85-6 tal oligi juba kõik. No ja mina sõitsin tollal, ütleme, 79-90
rallit umbes. Seda mäletad? Ja siis ma olin hoopis sellest Krossi majapidamisest väga kaugel. Siis olid teised mõtted, teised suunad käisid. Aga just, millal see asi tõsiselt läks? Kui sa enam Defineeri tõsiseks? Nagu hakkasid trenni tegema. Trenni? Trenni ma pakun, ma hakkasin tegema niimoodi nagu, kus mul ise nagu hakkasin mõtlema, et on, et kus mul tekkis nagu peast kohustus, et ma nüüd pean minema sõitma, et paremaks saada, siis ma pakun, et see oli seal kuskil moodi, ei olnud veel 65-stega tegemist, oli ikkagi juba 85 klass. 65-ga ma pakun, et see oli lihtsalt, et sõita tahtsin, saime koos kokku seal kuskil traanil siin või kus iganes me käisime, Sakus ja Vahastus ja Türil ja eks ole, et aga see oli pigem niimoodi, et siis papsid lepsid kokku ja eks ole, saime kokku ja poisid sõitsid ja eks ole, küll endal siuke nagu ma mäletan, et oli ikkagi jah, seal 85 algustes. Siis oli ju, see oli tegelikult oli see aasta 92, kui see punt hakkas nagu kuidagi kokku saama ja siklitega sõitma. Niimoodi, see oli ainult tänu vanameestele, ainult tänu teile. Papad-mammad ja pandi rada maha ja vai, poisid tulnud. Teid oli siis tol, seal hakkaski 7 poissi hakkas peale. Ja siis järjest nagu tuli juurde. Aga mismoodi, tähendab see ise ütled, et sul hakkab nagu 80-sse peale, kui sa 80-se sikli said. See oli siis, ma mäletan 85 klass on ja siis ma mäletan, et sellised hetked, et ma tulin koolist on ja siis seal oli mingi 5 klass, ma mäletan, siis ma käisin Rapla koolis ja siis, eks ole, siis seal on mul mälestused, et mul oli, või tegelikult aasta või võib-olla varem juba, siis mul oli juurukoolis oli korraks, et mul hakkasid siuksed mõtted tulema, et mul olid jooksuliidid kaasas, eks ole, et mul elasime ju maal, eks ole, autoga käidi koolis järgi. Et siis, kuule, et laske mind poole tee peal maha, et ma tulen joostest lõpud või mingid siuksed asjad, et varem seda ei juhtunud, et siis järelikult ma kuidagi enda peas nagu siis tunnetasin, et ma tahan seda teha. Tehnika oli siis olemas? Sõidutehnika? Jah. Nagu mootorrattad. Loomulikult absoluutselt, neid meil olid juba ju varem, 60-sed asjad, siis sellest oli siis ikkagi mitu aastat me ju käisime, saime kokku pundiga, eks ole. Triisad, Rüüt, eks. Et siis ja lihtsalt sõitsime poistega. Aja täis. Ja siis veel ja veel ja veel, kuni bensu oli või kuni vanamend ütles, et täitab küll. Aga nagu see sõitmine oli lõbu ja tegelikult see sõpradega koos olemine oli ka lõbu, on ju? Ja miski pärast me seda tegime, et ma nagu vastu tahtmis seda ei teinud kindlasti. See oli äge loomulikult, see oli ju kihvt. Mul nagu selle nooruspõlve kohta küll ei ole absoluutselt jumalast hästi elatud aeg tänu vanematele, et siin ei ole nagu midagi. Ma olen seda kogu aeg, et see, mis me nüüd tänapäeval siin teeme, see tavaelu ja kõik see, et see on ikkagi, mul ikkagi, ma lõpetasin siin, isegi kui ma lõpud sõitsin Eestis peale oma rannavigastust, siis täitsa lõpetasin ära ja võistlustel käimise, eks ole, sellise treenimise, siis kui ma olin mingi, ma ei mäleta, 31 või 32, et siis see kuni sinna maani ikkagi jumala vägev elu. 2010 kuskil sinna. Ei, 2014 ma sain väikse seljapaugu koolaka ja siis siis ma ikkagi vaevlesin ja siis ma ütlesin, et kord nii vana ka juba käsi ka juba kätki tegelikult, et siis kõigepealt mul see ranne juhtus, see oli 2006, 1. aprill. Siis ma ikkagi olin harjunud, et igast vigastusest ju tulla tagasi, siis meil oli see USA projekt pooleli, mul oli ikkagi siht oli silme ees ja siis mul läks 2 aastat
vaevlesin ja sõin tablette ja tegin trenni, et ikka tuleb ja siis mingi 2 aastat läks aega, siis ma sain aru, et kurat, et sellega aega vist ei tule midagi. Siis ma leppisin nagu kohaliku siin sarjaga. Sinnamaale me jõuame. Ja. Proovime seda ajaliini jälle tulla, eks ole. Ei, sa küsisid, ma vastasin. Ma tänan. Tähendab, ütleme 93, 94, 95, 96, 7 ETV karikas toimis. 96, 7 ka, jah? Jah, meil on andmed, on viimased, mis on paberi peal kirjas, on protokoll on 97. aastast, kes ole. Seal nagu selle karika võitis Kert. Meil oli, kas sina mitte ei võitnud esimest seda suurt karikat? See on väga tõenäoline, sest ma olin nendest, ütleme, Toomasega ma olin sama vana, aga too aeg ma ikkagi, Toomas alustas hiljem ja ma olin ju kiirem. Et siis ma usun küll, et see võisin olla täitsa vaba. Too aeg ma olin ju aegerist Tanelist olin ikkagi peaaegu pikem, 1 aasta nagu arendus ees on ju. Ja. Siis oli muidu ju, punt oli ju nagu koos juba leukid. Muidugi. Võtta Nasser tuli sealt kala, siis siit Türilt tuli Rüüt. Hiljem tuli Avam veel kuskilt sealt. Jaanus Koval oli veel algus. Jah, Kulpa oli seal juures. Ja see oli selline põhipilt, kes liikles siis mööda Eestit ringi sedasi. Okei. Ma küsin seda, et ütleme selle 50-60 aega jäi. Mitte meil ei olnud. Okei, 60 aega, siis jäid sul need esimesed välismaa sõidud ka, on ju? Jaa, see on suhteliselt. Sellest mäletad. Ma arvan, see võis nagu nii suur ja äge asi on. Klassikaaslased ilmselt ei käinud kuskil. Absoluutselt. Hollandis võistlemas. Selle koha pealt siin ei olegi midagi, sest et rääkida, et mis mul on nagu nooruspõlvest ongi. Ongi see ühistreeningud, kutidega kokkusaamised. Ka siis, kui teinekord läks vanamestel pikaks, see oli äge. Sest me saime olla kutidega koos. Ma olin muidu maapoissi üksi seal, eks ole. Siis me tegime, me saime autodega sõita. Meile vanadriisa tegi Mitsubishiga ralli, vanase kiiruskatseid, kui me läksime koju kuskilt Türist treenist. Me saime ise autodega tõmmata seal, see kõik need, me venraid mingid reisid Hollandid. Saime välismaad näha, saime välismaa jäätist süüa. See kõik ETV-s sama karikasarja lõpetame seda alati, oli jumalast äge. Seal sai alati kutidega kokku, joosta pulli samamoodi. See oli ju, kõik oli vägev, siin ei olegi midagi rääkima. Siin, jah, see oli jumalast hästi elatud. Kas sa oled nüüd ju kordi ja kordi käinud pärast seda välismaal võistlemas? Kui suur see vahe on nende esimeste sõitudega? Ei, eks meie jaoks oli juba see üllatus, kui see alguses noorena, et me olime siin harjunud, eks ole, 7-kesi sõitma. Nii trennis kui võistlustel ja siis, kui me läksime esimest korda sinna Hollandisse või mis iganes sealt edasi, kas või kui me läksime kuhugi Euroopakat sõitma seal 85-ga, mis oli aastal 95 või, eks ole. Aga Hollandis käisime äkki 93 esimest korda, võis olla. Venrai ja mis seal oli? Venrai ja 93. Et need sõidud ikkagi, seal ikkagi mehi on nii palju puudaga, eks ole. Kõik on suuremad, kõigil on ilusamad riided, ilusamad mootorrattad, et see oli selline ikkagi võis isegi natuke olla hirmus noortele, et see väga ikkagi. See oli nagu see uus, millega pidi harjuma lihtsalt välismaal käies. Muidu need Eestid, Lätid, Leedud, kõik oli ju siuke teada värk. Kas seda esimest välisreisi sa mäletad, kui teid pandi suurte ka ühte starti? Mäletad seda? See oli üldse esimene
esimene meie puldi sihuke väljasõit ja esimene start ja mingi, ma ei tea, mis võidusõit see üldse oli, seal mingi hobimeeste sõit oli see ja siis pandi suurte meestega siis kõik see meie seltskond kokku seal. Ja ma mäletan seda, et Puhh sõitis siis 50-sega tegi ühe tiiru, et rohkem ei saa. Lihtsalt ei olnud suuteline. Aga väga hästi võeti vastu. Ja siis välismaal noorte seda mäletan nüüd, kui järgmine sõit oli meil see niinimetatud Leunelis, see noorte nädalavahetus, kui esimest korda olime pundiga seal. Kui me saime seal ikka lohvida nende Hollandi ja nende poiste käest ikka kõvasti kohe. See oli see esimene Venray sõit 93. aastal. No kui kõvasti siis saime, eiga me nüüd seal nii hullu ka jäänud? Järgmine aasta siis tulime kvaliteetile. Ja. Tähendab, järgmine aasta olite te kõik juba tegijad seal. Ja. Aga võib-olla ma seda esimest aastat ei taha see mäletada. Ma ei mäleta kuulnud, mis siis nagu loomades näimis, ma ei mäleta. Ma mäletan küll, kas me ei olnud seal mingid 5-4 seal midagi tiksusime kuskil? No kusagil 10 piiri meil seda oli. No see nüüd nii hulga. See oli maks. See esimese korra peale. Aga järgmine aasta siis oli juba pohe suurt, 8 varikat tuli terve selle pundi peale. No esimene aasta meid oli vähem kah. No see selleks. Ma räägin, et selles eas, mis meil teie mäleta, et meil oli ju võib-olla see sõit oli too aeg isegi teisi järgmine, meil oli põhiline jäätis sai koos hängida seal, mis see tänapäeval teistmoodi on, ega lapsed on lapsed ja mis see ei ole mõtet väga stressata. Jah. Aga kas sa nagu seda adusid, kui palju vanemad ja need vapad nagu energiat panid sellesse, et te saaks mellata? Ei, seda noorest peast ei aldu. Kuuled, rahajutte kuulsin küll ja rahajutte adusin küll, see oli ilmselge. Ja see mingil määral on ju, käib kaasas äkki siiamaani, et seda mingil määral on see nagu see rahavärk siuke traumeerib, eks. Aga energiat ega lapsena aru ei saa, ma energiat hakkad aru saama nüüd, eks ole, kui oled võib-olla ise lapsevanem või olid juba vanemas eas, nägid, mis see nagu tähendas papadele, mamadele ja siis võisid ette kujutada, mis sinul papad ja mamad pidid tegema, et see lapsena seda ei adu. No sa oled ju ise nagu tiimipealik ka olnud, et ilmselt seal said suht sama kogeda. No, ma ei usu, et see võrreldav on. See ei ole ikkagi, siin ikkagi kutid ju iseseisvalt toimetavad ja toimetasid, kui me seda natuke tõsisemalt tegime, et see lapsevanema rollis on ikkagi seal ju lisad sokipesud ja kõik asjad sinna juurde ja suu puhtaks pühkimise ja mis iganes kiivri kinnisuse kontrolli, et seal see ei ole võrreldav kindlasti lapsevanema. Aga mingit sellist kogemust ei olnud, et okei, me tulime mingi endisest Nõukogude Liidust ja teistel olid võib-olla, ma ei tea, mingi uhkemad autod, millega sõideti ja ei pidanud telgis magama või mida iganes, et seda tunnet ei olnud. Ei, ma ei mäleta, et meid ja erin, mul nagu seda ei ole olnud. Loomulikult nägid, mis ümberringi toimus, aga mis sa teed selle vastu? Jah, et selliseid hetkesi, ma mäletan loomulikult, et Venraisti ja kui läksime esimest korda sinna Loketisse ja Euroopakatele 25-stega, eks ole, nüüd. Aga jah, mingid seal meiega midagi teha, Nõukogude Liidu värki me ju toaeg lastena ei adubki. See oli lihtsalt. No ja sa võtsid nagu tõsiasja, et fantaasiline. Ei, see oli reaalsus, me tuleme sealt. See oli reaalne pilt. Ja, mis see mingid sealt küll midagi seal
kui sul valida ei anta ja valida pole, eks, mis see siis ei olegi midagi nutta. Okay. Ühesõnaga see ETV sari ikkagi andis mingisuguse sellise vundamendi alla, eks ole, kust edasi minna. Eks ole? Ei, no ilma vundamendita see ei ehita midagi. Ja see oli. Jah, see oli. No, ja sinna peale nüüd hakkas ju järjest nagu maja peale kerkima, eks. Alates sellest Hollandi, Belgia reisid ja siis nii edasi, eks. Siis tuli juba ju suuremaks, tuli 80, tuli juba võrrid asjad. Ei, no tuli 80, siis me käisime kambakesi ju 85, te käisite ka Toomasega, käisime ka neid Euroopa sarja sõitmas. See oli siis ta polnud nagu Euroopa sari, ta oli nagu mingi lootuste karikas oli ka hinge pealt. European Championship for Hopefuls oli selline karikas, eks ole. Ja siis, mis sealt oli ju, seal oli ju juba seal sarjas sõitsid juba tegijad ja ka tulleku tegijad, kes seal olid. Manuel Rivas, Steve Boniface, mis iganes, Aiger, Tanel, mina, seal oli veel neid, Christoph Nambotin, ma mäletan, oli samas sarjas, kindlasti seal oli nimesi veel, kes on kuhugi Endurosse või kuhugi ikkagi läinud ja eks. Sest Nambotin ja Aiger sõitsid ju koos lõpuks Endurot Nambot, eks. See seal ikkagi maailma medalite tasemel. Ja siis sealt edasi olid ju, mis iganes meil olid siin Venemaa sarjad, siis pakuti juba raha kuskil siin ja nii ja naa, sealt läks juba elu ju lahti. Sealt tekkis motivatsioon jooksma minna hommikut. Kas sa seda tundsid, et see punt oli nii kõva, et nagu 11 aitasite edasi? Selles mõttes, et konkurents oli ju... Ei, seda ei tunneta, aga no tagantjärgi loomulikult ilmselgelt siin ei ole, see on ju edasviivi jõud loomulikult, absoluutselt. Kuigi me nagu, kui ma räägin enda konkurentsist, eks ole, siis ma räägin ju noorespest, eks ole, Aigerist ja Tanelist ja me saime ju kokku ainult võistlustel. Ja siis loomulikult see ju motiveeris ja keegi ei taha ja palmist saada. Eks see nii on, siin ei ole midagi rääkida. Rabelmine oli päris hea. Ja, sellest pundist ütleme niimoodi, et see ikkagi kasvasid kiired poisid välja. Madu siis. Võib nii öelda. Võib vist küll, jah. Eks see Kross pani loomulikult pingutama vanemaid, aga see paneb ju siiamaani, eks ole, lihtsalt mis too aeg oli ju elu muutus, oli laste tsiklite kättesaadavus, oli, eks ole, papade huvi seda jätkata ja siis see nagu sundis ka sarja muutusteks ja siis see oli see, mis oli vaja läbi käia, et see kaasaegsemaks teha ja mis nüüd on tänapäevaks. Meie oleme lihtsalt see punt nüüd tänu papadele, eks ole, ja meie olime need, kes selle läbi sõitsid ja käisid. Kes selle ära tegi. Meie lihtsalt sõitsime, vanemad tegid. Nagu meie tegi. Suur osa seal oli olnud vist, suur osa sellest tegelikult oli samamoodi, oli Tiit Räägul vist olnud, eks ole, kes sellele kaasaitis samamoodi. Ma ei tea, kas sina seda mäletad, aga süsteem töötas meil väga hästi. 4 päeval öeldi, et kuule, spordisaates, õhtsuses spordisaates, et noored krossimehed, homme olete Võrus kõik. Küll 12 ostab. Ja nii käis. Oligi. Kokkulepitud päeval olime raja peal, papad, mammad ja abimehed lappi ja läkski seesama 7 poissi või 10 poissi, olid kõik. Ei olnud meil õiget klassi ega värki, me ei teadnud sellest.
oli see 60 või 50 või 80. See tuli kõik peale Venreid. Ühesõnaga peale seda, no ütleme pisut enne 93 veel hakkasime seda infi kogu. Ja suureks abiks üldse selle, et me välja läksime, et meil siuke mõte üldse tuli. Tuli ka sellest, et Aavo oli ikka see mees, kes tollel väljas liikus. Ja tema kaudu tuli siis inf, et kuule, et Euroopas ju kõik katakad sõidavad. Seal on igasugused. Ja sealt hakkas see nagu arenema, eks. Sellepärast te olite kõik, noh, sina ja Toomas olete vanemad, aga Aigar, Tallinn, kõik on olemas. Ruit on ka vist teie. Sama vana äkki Tomne aasta või 82. Ja sealt hakkasid alles tulema need, ütleme, need tehnilised tingimused, värgid, asjad, eks. Mida meie saime teile nagu edasi kanda. Ja hakata nüüd ise aretanud, kus tehnikat saab. Kus ikka saab Soomest. Finantsil ja vähe kuskilt. Tehnika. Meil ei olnud siin. Selle Riia punnvõrriga sai läinud kuskil. Mäest alla seda patareisse sõitsin. Nii ta on. Ma oleks ajas natuke edasi. Mulle sa alati jätnud niisuguse mulje, et sa teed nagu meeletut trenni, aga kust sul need teadmised tulid? Kas sa õppisid isalt või kellelgi teiselt või läbi oma kogemuse või kõik see ükke ja sõidutrenn? Mis ajast sa räägid? Algusest peale. Jah. Nüüd kokkuvõtvalt, eks ole, siis see aeg, kus me tulime, kus ma kasvasin, siis see info, mis oli papsidele, mis oli ju tegelikult treeningu kohta 0, eks, siis see oligi tegelikult ju miinus, eks. Et see minu siis see selline nagu tähelennu või siis sellise nagu jah, siis selle päris sportlase karjääri ju tegelikult lõpetaski ju info puudulikkusega, eks, et see ma tegin kõike pigem lihtsalt tahtejõu pealt, et ma tahtsin teha või isegi jah, palju. Et need kõik need traumad kokkuvõtvalt oleks ju pooled olemata, kui oleks olnud rohkem infot meil. Ja see nüüd see enda jaoks teadlik treening ja sellised teadlikud siis harjutused ja selline mõtestatud tegevus, siis sai alles tegelikult toimuma mul peale seda, kui mul see põhirannavigastus ära nüüd oli. Et siis ma nagu, siis oli, hakkas natuke tulema internet kättesaadavaks. Ja siis ma tegelesin nii mõneski kohas, eks ole, taastusraviga ja sain ühesõnaga kokkuvõtvalt teha, et siis peale seda alles hilisemas eas, kus ma nagu siis sain infot inimestelt ja internetist ja siis rakendasin seda enda peale ja tunnetasin seda enda peale, et kuidas nüüd siis nagu, mis see on taastumine, see on treening, mida, kuidas, eks ole, kuni sinnamaani tegelikult, kuni ütleme niimoodi, et mis iganes meil siis olid Rahvuskrossi poodiumid Amasarjas Rookie of the Year, seal mingid 5-4 koht Amasarjas kuni sinnamaani tegelikult oli puhtalt tahtejõu pealt lihtsalt kuidagi läbi õnne. Et ei olnud seda... Null infot.
treenerit praktiliselt ei olnud. Selles mõttes, et vaata, kui mingil määral võib öelda, kui me räägime seda minu ajastut, on ju, Toomas, mina, Aigar, Tanel, et siis kui Tanelil ja Aigaril võis olla vähemalt Aavo, kes neid juhendas või midagi rääkis, on ju, kuule, mis iganes seal mootorite kohta, seadistamise kohta, treeningu kohta, toitumise kohta, eks ole, siis sina, Jüri, ei rääkinud mulle kunagi 60 peale, et kuidas nüüd süüa või mida teha. Minu isa ka ei rääkinud, mul null infot, on ju. Tuld. Kuulsime lugesu, kui vanasti sõideti talvel, eks ole, pandi pits viina, et ei oleks selle pealt nagu, eks noh, see on ebareaalne. Meil oli natuke parem, sellepärast, et Veronika oli ikkagi kadips. No aga mulle te ei rääkinud. Aga polnud ka, kus seda räägid, mul. Omas mullis seda, see omas mullis. Jah, täpselt. Et see nagu on nagu sellest on nagu kahju mulle, aga midagi ei teha. Eks? Et see, mina tegelikult läksin paljudki selle nahka. Sest et väga palju, ütleme, juhtus. Mingid perioodi oma elust, kus ma, eks ole, mingid asjad, kus on nagu natuke valesti. Väga valesti, et seda nagu selle baasilt ma nagu ütleksin, et tegelikult ma ikkagi panin päris hea lennu. Ikka väga. Oleks muidugi, jah, et siis kui see rannapauk nagu ära käis, siis enne seda juba natuke hakkas nagu tulema mingid mulle. Ma hakkas nii ise tegema kalkulli ja internet läks seal, USAs oli juba kätte saada mul ja siis näpet, aga siis oli, et noh. Aga siis oli juba kõik. Aastad peal. Ei, mitte aastad peal, siis käis see käepauk ära, eks ole, ja siis selle käega lihtsalt ei olnud võimalik. Ma ju proovisin tagasi minna, eks ole, aga siis ma tundsin ära, et siit ei tule, mul oli pool kätte. Et sellega nagu ei sõida tervete meeste vastu. Et siis oli ebareaalne. Jah. Aga sina ise ei ole enda teada hoidnud oled neid teadmisi, mis sul on? Ei, ma ei ole ühelegi küsijale ei öelnud. Eks nüüd on, eks minu teadmised ja selles suhtes nagu mingil määral ikkagi lõppevad nüüd on ju seal 2015, eks ole, nüüd on juba 10 aastat edasi, nüüd on see ju, eks ole, on juba kindlasti uuenduslik asju peale tulnud. Aga põhitõed jäävad siin oli küsimus. Ilma vundamendita ei tee midagi. Taastumine, treening, see on ka ju. Ja. Eks seal nipet-näpet mingid uuenduslik asju on tulnud tänapäeval ju Jaanuse poiss tegeleb kergejõustikuga, et siis see on nii nipet-näpet Jaanus teinekord valgustab, mis seal toimub treeningutes, mis nüüd siis mulled ka mõtled, oho. Ja vaatame korraks veel tagasi vaadata seda, siis Leokitel oli pisut lihtsam. Aavo oli neil seal ees. Siis Leokite vanaisa oli ju eluaegne spordifanaat, eks ole. Ja ise jube raskes seilust välja tulnud pennike veel. Ja kindlasti oli suur pluss Trofimets, vaata, kes Aavo treener oli. Vaata, sealt tuli nagu, sellele perele tuli ikka tohutu sükke info pagas ja sükke tugi, mida teha ja kuidas. Absoluutselt, jah. Nüüd ei ole päris nii, et sa ainult parema jalaga astud. Sul on vaja nüüd ka vasaku jalaga astud. See peab siia ajudesse kuskile sisse sõitma selle. Vaata, kui seda ei ole, siis ongi trauma ja siuke apsud tulevad sisse. Ja, absoluutselt, jah. Kross on siuke ala, kus põhimõtteliselt sa ei saa nii, kui sul ei ole isa ja ema ei aita, kui sa noor oled. Et mis on nagu positiivset ja mis on sellest negatiivset, et papsiga eriti pealt
koos olema ja sõltub temast nagu. Ma ei näe seal negatiivseid külgi üldse. See on ainult positiivne. See on jube hea, kui pere koos on. Ei, absoluutselt. Ei, see nagu minu meelest see on absoluutselt, see on sidunud ju nii kõvasti kõik, sest see tee on raske, eks ole, kõigi jaoks. Probleemne. See ongi raske probleemne, kõik need asjad, kõik, mis see sport ja elu sulle ette viskab seal, nii vanematele kui endale, eks ole, see on lihtsalt siduv ja minu meelest see on ju ilus. Et see siin, kui seal mingid negatiivsed külge otsida, siis on vale alamar, et siis ei olegi piisavalt tugevat sellega tegelikult. See on ainult positiivne. Ma arvan, et sa oled samamoodi siis siiamaani ju Toomasega, eks ole, ikkagi mina oma vanemega samamoodi ja see, kui sa negatiivsetes olukordades ju probleemsetes, rasketes olukordades, eks ole, õpid inimest tundma ja saad hakkama ja mis iganes ja pärast rahuned maha ja järgmine läheb see asi edasi. See on eluks nii õpetlik ja vajalik minu meelest. Ja saad ju kõigist raskustest üle. Ei ole midagi. Absoluutselt, siin ei ole nagu midagi. Ma vahest isegi olen selle peale mõelnud, ja siin seda sõna ka edasi andnud, et see minu meelest see ongi, siin käivad papad ostavad fotorate või juppe või mis iganes siin, räägivad oma lugusi ja siis kurt, et meist ei saa mingid profisportlased ja ma räägin, et kuule kutid, et seda, come on, siis seda ei ole vaja. See ongi jumala äge ühistegevus, mis seob teid. Saate kokku, lähete sõidate, räägite juttu. See on nagu see loob nagu see sellise seob teid kokku, kogu elus. See on minu meelest üli ilus selle asja just. Eks see testid, mis see on, muidu kasvad suureks, lõpetad keskkooli ära, patsutad õla peale, näed jõululauas. See väga äge. Jah. Ei, minu mõist ka, et sa pead nagu koos kogu aeg võtama neid lahendusi, et siin ei ole nii, et läheb jalkatrenni ja võid ära ja võtad peale ja... Ja, see on ka tegelikult, see on ikkagi tuleb ka siuke side tekib, et sa lähed talle järgi ja küll sa ei ole seal kogu aeg seal trenni juures, aga... Tohigi olla jalgpallitrenni, ütleb, et see ei tohi suud laata. Aga ikkagi... Jah, ja see side ikkagi, pereside ikka tuleb võtta sul täpselt samuti, õde käis ka kaasas kogu aeg, eks. Igal olnud ninapidi sees, eks. Ja minu arust äge. Ja siin otsime seda, et nagu ma eile esitasin sulle küsimus, et ütle, kus kohast need papad selle Korgitseri said, et hakkate võidu sõitma või kus poisid said seal. Et hea küll, teile on lihtsam. Teil oli, papad andsid võib-olla selle Korgitseri sulle, et sa lähed selle sikli peale, eks. Aga kust meie selle sai? Meil täitsa nullist tuli kuskilt maa seest. Aga miski pärast toimetad. Juhan on rääkinud samamoodi, papsmann, et seal oli ju, tegelikult see noorspust et see oli äge olnud, see motoklubi värki, sest too aeg oli ju, said klubisse ja nokisid seal ikka polnudki palju rohkem kohti, kus olla, et see oli jumalast. Ja see oli jälle täpselt. Sealt said.
noh, mingi magnet sinna tõmbas, eks. Pani sind ikka nii paika seal ja hakkasid toimetama ja mitte vähe. Ja eks teie saite jälle, ütleme meie käest kuidagi selle mingisuguse pisiku või mingi, noh, nägid seda või teist või kolmandat, et kuule, ma tahan ka proovida. Eks seda on nii raske öelda. Siin on ju tollel ajal kindlasti näiteid ja tänapäeval näiteid samamoodi, eks ole, kes lihtsalt tuleb selle juurde ja tahab. Ja siis teisel mehel jällegi on võib-olla võimalus seda teha, aga jälle nii isuga ei taha. Ma ei usu, et see on nüüd kuidagi kaasa anti. Eks see on lihtsalt sündides ema piimaga. Ema piimaga töö. Kas sul, kui sa lõpetasid, oli mingid valikud ka, et sa ei hakka nagu mingi motoga seotud alaga tegelema? Eks valikud on elus alati. Ja. Valikud on elus alati. Aga oli sul mingi teine mõte ka, noh, mingis suunas, kui lõid küll nüüd aitab, mis ma teen? Oli sul valikuid või lihtsalt see elu ise tõi sind nagu selle punasti sikliku juurde? Ei, no valikud on alati, nagu ma ütlesin, aga eks see oli selline hingelähedane teema ja siis alguses, kui räägime sellest aastast, see oli 2014, siis kui see seljavärk mul ära oli, et siis oli, oli selles valikud, et kui me räägime nüüd mootorrataste müügi ja hooldusega tegelemisest versus teine valik oli mul, siis tolleks ajaks mul oli infot nii palju, et siis oli Eestis oli ääriliselt ka oli okei, et siis mul oli ka erinevaid pakkumisi, et mingite noortega tegelema hakata, et siis mis oleks olnud lihtsam ja too aeg kindlasti rahaliselt kasulikum tegevus on ju. Aga ma kuidagi valisin selle, et too aeg ma valisin selle, et õppida elus midagi uut. See tundus mulle siuke nagu lihtne platvorm uute siis nagu asjade omandamiseks. Isegi mis on elus äris vajalikud, kui me räägime maksusüsteemidest ja asjadest, millest noorena ju ei teata mitte midagi ja sportlasena samamoodi, eks ole. Et siis sellepärast ma nagu natuke valisin selle ja nüüd sellest siis nagu koorus tänaseks päevaks väikene koorem välja ja. Nüüd on juba kohustus. Ma ei tea, kas see kohustus on, aga et see, kui kuidagi on läinud selliseks kasvas välja kuidagi jah, et seda jah, tuli nagu rohkem asju kukil lihtsalt, kui see alguses selle platvormina ma võtsin seda ja see siis nagu läks nii eksis, aga ju siis. No sa oled ju nüüd seoses sellega ikkagi amordispetsialisti staatuse endal välja teeninud. See nüüd on nii ja naa, et siis too aeg, kui ma sõitsin, nüüd need kohalikud sõidud siin aastast 2000, mis iganes see oli 9, 10, 11, 12, et siis oli
siis mul ja ka nooremaks ka, mul on alati olnud selline tundlik, et kui midagi ikkagi oli tsiklil viga, kas mootoril või amordil, eks ole, ma alati kuulsin ära, ma alati andsin infot, tahtsin midagi paremaks, eks ole. Et siis on nagu, et infot oli palju, ja siis ma olin justkui selline, ma pakun hea info andja ja testi sõita ja ise võib-olla sealistaja nende jaoks. Et aga tegelikult me tegeleme tänapäeva amortidega ka, eks ole. Aga amordi spetsialist on tegelikult ju siin majas ikkagi Jaanus, kes nagu teeb neid settinguid ja on üdini fanatt selle kohta. Eks ole, kui me räägime sealistamisest, siis sellist nagu sõitja tasemel tunnetuslikku poolt ja sealistamist, et siis selles ma saan kaasa rääkida. Aga kui kasutada sõna amordi spetsialist, siis see on nagu Jaanus Kompus. Siin kes seda teeb ja ehitab ja on seda siis nagu selle fänn ja seda õppinud Ameerikas, eks ole, ja selle enda jaoks selgeks teinud. Ma mõtlen, et jumal tänatud, et ma selle ees seda ei teinud, sest mul on nagu see omadus, et siis ma alati tahan kõik ära teha, kui keegi läheb koju kell 7 ja midagi on pooleli, siis ilmselgelt ma teen selle ära või kui kellelgi on tunne, et ta tahab puhata, siis keegi peab jällegi selle ära tegema, eks ole. Ja siis Jaanusel meil amordi spetsialist, eks ole, on nagu siis see ei ole tema põhiääri, on ju. Et siis talle meeldib seda teha siis, kui tal on tunne. On ju. Ja nüüd, kui ma oskaksin need teadmised oleks omandanud samamoodi, siis ma pakun, et kui see Honda oleks läbi saab, eks ole, siis ma mõne öö oleksin veetud seal üleval magamata ja teinud neid asju. Et siis selle peale mõeldes, et jumal tänatud, et ma seda ei oska. Ei, ma olen selle elu jooksul ju kuulnud, eks ole, maast madalast. Kui me sõitsime kahetaktiliste asjadega, siis ma olen seda kuulnud kogu aeg. Ja seda, aga mis ma sinna teha saan, ma kehitan selle peale õlgu. Ju siis kuidagi nii on. Mingil määral ma võin seda paralleeli tõmmata, eks ole, et siis, et mingi tõepõhi peab seal alla olema, on ju. Näiteks, sest et mingis eas, kui ma siin Helmet Palm toetas, eks ole, kui ma sain kuhugi autosse täitsa lambist istuda, eks ole, et siis või kui ma käisin korra seda mingit rallikrossi sõitmas, seda täiesti ilma treeningut, et mingi asi mul nagu on, mis sellele aitab kaasa, mis ma sellele nagu masside liikumistele siis nagu kuidagi, ma enda arust ei tee midagi, aga justkui räägitakse, et kuule, sa panid seda jube hästi. Et see järelikult seal midagi siis on, eks, sest ma enda arust ei tee, ma lihtsalt üritan ellu jääda. Eks, ja mitte asju ära lõhkuda. Eks see on maast madalast sõitnud ja samamoodi ma poissöögis, me tõmbasime samamoodi selle autodega ringi, on ju seal, mis iganes, me olime 11-12 aastases, meil ju kogu see elu käis ju ümber tehnika, kas see oli mootorrattas või see oli autoga millegagi, ainult saaks sõita. Talved meil ei olnud ju rehve ega midagi, me sõitsime suve rehvidega ja seda jäärada ja lumerada ja mööda teed ja poodi ja kuhu iganes oli vaja. Seal kohaliku toega oli teine aeg, ei olnud ju tänapäev, eks ole, seal. Siis meil oli, jumal tänud, et me mingid jama keerad, eks ma ühe jama keerasin ka, eks ole, noorspest, aga seda õnneks lahenes. Aga nii on, see aitas kaasa. Nii on. Mida sa nendele kuttidele või tüdrukutele soovitaks, kes alustavad praegu ja nende? Neid elulisi soovitusi on nii palju, neid me ei hakka ju siin pette lugema. Et tavalised asjad niimoodi ei tule nagu küll, iga pere on erinev, mis siin soovitada on. Iga lapsevanem on erinev, situatsioon on erinev, siis ei saa niimoodi kõrvalt midagi soovitada. Et see asja tuleb teha rõõmuga.
see ongi väga. noh, asja tuleb teha rõõmuga, ega siis see ongi see iva. raskustest on vaja üle saada ja ega see samamoodi nagu oli see küsimus, et mis oli negatiivset, et seal papsiga või perega tegid koos. Aga siin ei ole, negatiivseid asju ei ole, see on ainult positiivne. Ka negatiivsed asjad selle asja juures on tegelikult positiivsed ja seda tulebki ju nii näha. Ja need lahendatakse ära lihtsalt. Loomulikult ja see ongi positiivne, et see ei ole negatiivset külge. Minu paps ei ole ju ka, eks ole, ju kõige lihtsam tegelane. Ja too aeg, kui ma ju kasvasin, eks ole, siis on minu silmad on näinud igasugust elu, on ju. Nii toetajate näol, too aeg papsi näol, eks ole, seal jutuste näol, vestluste näol, eks ole, aga tähtis on, me kõik oleme indiviidid, tähtis on teha analüüs, eks ole. Jama lasta läbi kõrvade, positiivne võtta. Eks alati on lihtsam õppida teiste sõnadest, see omale meelde jätta ja siis selles järgmises situatsioonis ise olles, eks ole, sest elutõed ju jäävad läbi aegade, on ju. Ja siis kui keegi on selle jälle peelanud, jube lihtne on seda ju salvestada ja olles ise samas situatsioonis, siis nagu elumeeste sõnu meenutada, sest et see enamjaotus läheb paika. Ja nopid ise enda jaoks. Absoluutselt. Ma olen seda ju jube mitu korda öelnud tegelikult, aga võib-olla sellele aitas kaasa minu see noorest peast, mul oli kogelemise teema oli päris suur, tunduvalt hullem kui praegu. Ja siis, ega mulle ei meeldinud rääkida, aga ma olin jube kuulaja. Et siis ja see papsi sõprade ja minu toetajate, ütleme, see tutvusringkond oli hästi kirju, eks, ja too aeg oli üldse kirju elu meil. Et siis nende kuttide, siis nagu vanemate inimeste, too aeg nad olid 40-sed, eks ole, sama nagu ma praegu. Nad olid ikka mingil määral elu näinud juba kõvasti, eks. Et siis need ütlused tegelikult, mul on päris mitme mehe ütlused meeles siiamaani, mis saadavad mind elus. Eks, seal oli siis ärimehi, seal oli siis teistmoodi ärimehi, eks ole, et see nii on. Nii ta on. Ja, et neid kannatab kuulata, vanemad inimesi kannatavad alati kuulata.